tere! Jätkan siis täna looduselementide nagu õhk, tuli, vesi, maa, mõjutusi meie kui inimeste vahel. Näiteks mina olen õhk ja keegi on näiteks tuli, et mis dünaamika seal vahel on. Et ma alustasin juba veega, panen lingi siia alla, saab vaadata ja võtan eeteri välja siit ja vaatame, mis siis täna tuleb. Võtan ka vee siit välja juba ette. Muide, ma tahtsin öelda seda ja vaatame, kes siis täna tuleb ja vaatame me nende koosmõju nii-öelda. Vesi on siis vähk, kalad, skorpion, tuli on hambur, jäär, lõvi, sõnn, neitsi, kaljukits on maa, õhk on kaksikud, kaalud, veevalaja. Muide, nüüd on järgi ainult 3 viimast detsembrikuist kaugseansi soodukat -50 eurot. Ma jätan need ajad siia alla infosse, keda huvitab need ära snappida endale. Ja kui nendest 3 ajast midagi ikkagi ei sobi, siis küsi oma aega, mis sulle sobiks, et vaatame, kas meil klapib omavahel, et siis on võimalik ka veel mingi alternatiivlahendus leida. Täna algas ka juba jaanuarikuu kohapealsed vastuvõtud, samuti soodukaga ainult 150 eurot 2 tundi. Mul tullakse Rakverest ja seal on nüüd hästi piiratud aeg, piiratud aegade nimekiri. Nii et tasub aegsasti juba ette broneerida. Täna juba broneeriti. Täna mingi protseduur siin Tallinnas tuli lausa SMS-iga. Test lihtsalt, harjutus. Ja et kui vastuvõtul on ka niimoodi, et miinus jaanuarikuus ainult on see siis jaanuarikuu sees -72 eurot soodustus siis 2 tundi on see. Ja kellele sobib selline kohapealne vastuvõtt, siis on suurepärane. Ma elan siin kohe bussijaama juures, töötan ja elan, et saab tulla. Aga vaatame siis täna, kes on meie täna, mis element on meie tänane peakangelane. Võtan selle. Tuli. No nii. Hambur, jäär, lõvi. Mis on siis tuletugevused? Tuletugevus on kindlasti selline julgus. Hambur, jäär, lõvi, nad on kõik julged, nad on sellised karakterid, eks ju. Nad on kirglikud, nad on julged, tihti sellised ikkagi ekstravertsemad. Kindlasti nad paistavad välja ja nii edasi. Nad on motiveeritud, nad on kindlasti sellised tegutsejad ikkagi, aktiivsed, tavaliselt, ma räägin üldiselt. Ja nad tihti sütitavad ka teisi, nad on väga säravad tegelased, eks ju. Väga säravad tegelased ja head suhtlejad, paistavad silma massist. Mis on nende nõrkus? Nõrkus võib-olla on impulsiivsus, võib juhtuda. Emotsioonid võivad üle keeda mõnikord. Võib-olla nii, et nad armastavad väga tuliselt, aga nad võivad ka vihata väga tuliselt. Nad võivad olla impulsiivsed, aga samas hinge soojendavad. Nii et kuidas siis mõjub tuli ja tuli? Näiteks lõvihambur või jäär ja lõvi või. Mina isiklikult arvan, et nad arvatavasti sobiksid hästi mingi projekti raames kuskil esinema. Mõlemad säravad. Kindlasti neil on säilinud oma individuaalsus, sest ma tunnen, et tuleelement on selline ikkagi originaalne. Ta on looja, ta loob midagi, ta on originaalne. Ta ei ole kopeerija. Ta loob ikkagi oma hingest, ta on heas kontaktis oma hingega.
ja no, isegi kui kaks tuleelementi oleks kuskil nagu esinemas kuskil, kas teatris, laval kuskil, siis ma tajun, et nad võivad, nad austavad teineteist ja võivad mõlemad samal ajal särada, ilma et võimuvõitlus on. Sest nad teevad seda omal moel, nad austavad seda piiri, oma originaalsust nii-öelda. Ja nad ei tunne, et nad oleksid nagu konkurendid. Aga nagu ma ütlesin, tuleelemendis võib olla sellist, et võib liiga kuumaks kõik minna, liiga tuliseks, liiga ütlemiseks, liiga teravaks. Ja nad on tavaliselt ikkagi võimu võitlevad. Nad on ikkagi enese ees seisvad, ennast kehtestavad, kirglikud ja nii edasi. Ja tahes tahtmata seal, kus seda on, seal, kus on suitsu, seal on ka tuld, ehk siis natukene neile võib-olla meeldib ka selline dramaatilisus natukene. Draamad ja niisugused nagu konflikti tulisus, eks ju, impulsiivsus, kirg. Aga kui on liiga palju tuld, siis kui on lõkke kenasti ümbritsetud kividega või kaminas, see on parim asi, on ju. Aga kui on metsatulekahju, ehk siis liiga palju tuld koos, see võib üledoosi saada sellest, see võib kahjulik olla. Aga kindlasti kaks tuleelementi võib-olla naudivad koos vürtsikaid toite või midagi sellist, et neil on mingid omad kired, omad sellised, aga neil võivad olla ka ühtlasi mingid käärid, kus nad siis peegeldavad teineteise sellist liigset tulisust. Et kui kaks sarnast nagu on koos, siis nad võivad seda peegeldada, et meil on, mis on nende tugevused ja mis on nende nõrkus, nad võivad väga teravalt seda peegeldada teineteisele. Sest tuleelement on ka tõeelement ja tõega nad tagasi ei hoia. Ja kirg, tuli puhastab, ehk siis nad võivad olla väga tugevad peeglid teineteisele. Nad võivad austada teineteist, aga võivad ka maatasa põletada või niimoodi. Ma ütlesin, armastan, vihkan võib olla väga intensiivne tuleelementidega. See on, mis neil on. Ja neile ei meeldi, kui neile sõnad peale, et kui neile nagu õpetada tulla neid, et nad on üpriski ise teadlikud tavaliselt indiviidid, jah? See on ka, mis on. Nii, aga tuli ja õhk. Kuidas tuli näeb õhku? No tuli või see õhk sütitab tuld ja tuli soojendab õhku. Soojendab, motiveerib, kaitseb, ma isegi tunnen, et kaitseb millegi osas. Aga kui on jälle liiga suur tulekahju, siis õhk võib mürgiseks minna, eks ju. Et kui liiga palju tulekahju on näiteks, et see võib tekitada sellist nagu, aga parajal selline õhk hoiab tuld üleval, selline tasakaalus, motiveerib, sütitab, et ta ei kustuks. Et see on võib-olla. Imetleb, ta annab tagasisidet, kas siis tunnustusega, imetlusega, pilguga, kohalolekuga, olemasoluga. Siin on nagu vastastikune imetlus, mõistmine ja soov mitte minna äärmustesse, soov hoida. Midagi sellist tuleb veel läbi. Aga kui on tüli, siis nii, et katus, see on tulekahju, eks ju, selles mõttes. Aga seda ei juhtu väga tihti. Seda ei juhtu väga tihti, seda juhtub väga harva, aga kui seda juhtub, siis see on väga intensiivne.
õhk võiks valida hoolega, mis sõnu ta kasutab, kui ta tulega suhtleb. Kas see sütitab, motiveerib või tekitab overwhelming, eks ju, liiga suurt sellist. Sain vist kõik kaetud. Tuli ja maa, kuidas tuli näeb maad? Nagu ma ütlesin, et kui sa teed lõkke, siis maa element nagu väljas, jaanilõkke tehakse nagu, pannakse puud, kõik tehakse piiritletud, ring ümber, kivid, maakivid ümber, lõkkeplats nii-öelda, korrastatakse koonus, kõik on ilusasti. Ja siis tehakse jaanituli näiteks, et see on piiritletud. Ja see on puudest, mis on võib-olla maha langenud juba. Ja materjalist, mis nii-öelda. Siis on nagu väga hea koostöö. Et maa hoiab tulesängi nii-öelda. Maal on võime tuld piiritleda, et ta ei läheks maandada nii-öelda. Et ta ei läheks liiga üle võlli igale poole, ei spreadiks, eks ju. Muide, tuli on ka päike, päikesekera, eks ju, tulekera on päike, et elu maal ei oleks võimalik, kui poleks tuld, kui poleks päikest. Seega neil on ka selline nagu, maa nagu justkui nagu hoolib ja hoolitseb selle eest, et tuli oleks maandatud ja piiritletud, hoiaks oma piire, tuleks hästi kohale, tuleks meditatiivsesse, konstruktiivsesse, süsteemsesse nii-öelda hetkesse või et ta looks selliseid süsteeme oma kirega, et ta suunaks enda kirge, oma tuld õigesti, seaks piire endale ja ka teistele. Ja tuli loomulikult on nagu päikeseratas, ehk elu maal ei oleks võimalik, et tegelikult tule olulisus maale on väga suur. Valgus ja soojus ja päike, tuli on tegelikult ressursiks maale, jah. Meile kõigile ja maale, elule maal. Niivõrd suur tähtsus on sellel. Ja maa on justkui nagu tänulik või ta on tänulik tema olemasolule või see rõõmustab teda, aga ta ka tahab vastu pakkuda nii-öelda, ta tahab vastu pakkuda. Maal on külluslik elu, kui on päike, eks ju. Viljad, lilled, kõik need, et ta nagu pakub vastu sellise vahetusteenusena elu, ilu ja küllust ja hoolt siis tulele läbi selle. See on võib-olla kuidas nagu austav, tänulik, sümbioos. Sain vist kõik kaetud. Tuli, kuidas tuli näeb vett? Huvitavana. Väga huvitavana. Näeb kurvana. Ja tahab toetada, tahab rõõmustada, tahab kaitsta. Aga tahab soojendada, tahab tõsta. Tahab näha vett mängulisena, rõõmsana. Tahab olla mänguline. Praegu tuleb selline info. Muidugi see on nii lai teema, aga praegu tahab tulla selline info. Ja vesi näeb tuld väga atraktiivsena. Ja ta teab, et tal on võime samamoodi nagu maaelemendil, on ka temal võime tuld mahendada,
kui viimane tuli läheb liiga intensiivseks. Tal on võime kas öelda õigeid sõnu või oma kohaloluga. Siin justkui nagu, kui ma esimesesse vee ja tule omas oli nagu, et millegipärast vee-element näeb tule-elementi, et nagu äärmuslikuna, et kas siis boiling, tuli ajab vee keema või siis vesi matab tule, sära, motivatsiooni ja nii edasi. Siis siin ma näen pigem sümbioosi, siin ma näen koostööd. Tuli näeb, et ta saab veega teha koostööd. Siin ma näen, et nad ei taha teineteist äärmustesse viia. Tule perspektiivist pigem tema näeb, kuidas saaks täiendada omavahel neid, sest tuli ja vesi on äärmused ja vastandlikud. Et aga nagu mees ja naise energiat, kuidas saaks siis kuidagi nagu koostööd teha siin, tasakaalustada. Aga ma näen, et see pigem siin ma näen, et on platooniline. Ma ei näe siin, kui naine vaatab meest või mees vaatab naist kui sellist nagu kõrgemas hingesidemes. Siin ma näen koostööd või mingit nagu sõprust, hingesugulust ma näen. Kuigi tavaliselt vesi ja tuli on väga kaksikleegilik või midagi, siis siin ma näen praegu minu lugejad, kuulajad, vaatajad, tule element näeb vett niimoodi. Hästi kaastundlikult, tahab näha teda rõõmsana, sest ta teab tema sügavusi. Nad on mõlemad intensiivsed nii-öelda võib-olla armuelus, aga mõlemad nad on intensiivsed omal enda moel. Ja siin ma näen, et on pigem nad mõistavad teineteist, aga nad saavad aru, ja nad mõistavad teineteist ja tahavad täiendada, tähendab luua tasakaalu teineteises, mitte matta, mitte liiga üle keeda. Aga nad saavad aru, et see on väga suur töö. Siin näitab seda ka tule perspektiivist ja vesi ka siin selles dünaamikas kuidagi tuleb niimoodi. Et see ongi, et ma näen, see on nii lai teema, eks, aga see on, mis tuleb ülesse. Ja nad mõjuvad teineteisele hästi, kuna neil on hea tahe teineteise suhtes. Neil ei ole konkurents, vaid neil on hoolimine, platooniline, koostöö, sõprus, hingesugulus, hoolimine. Siin, nagu ma ütlesin, need ei ole ainult paarisuhted, siin on sõprused, perekonnad, lapsvanem, vanem-laps, õed-vennad, koostööpartnerid, kõrgemad hingesidemed, mitte kõrgemad hingesidemed, ühesõnaga tuttavad, naabrid, ühesõnaga, see on nii universaalne, mis ma räägin, eks. Aga, ja see on üldkollektiivne lugemine, kui sa soovid täpsemalt oma spetsiifikat, siis võib sealt tulla hoopis teine lugu. See on laiem selline vaade. See oli siis täna tulega ja vaatame siis teisel päeval kas õhk või maa. Muide, ma tellisin meekas.ee sellise huvitava pannkoogi meekakaoga. Selline. Seal sees on siis toorkakao, siinpool. Mesi, toorkakao, pulber, vanillipasta ja meresool. Selline väga rammus. Väga hea. Mul oligi nooremal pojal sünnipäev. Ja ma tellisin seal nii soolaseid pannkooke, minipannnkooke Kookerist.
kõik need maitsed, mis seal on. ja magusatest ma tellisin kastme siis kondentspiima ja nende imehea vaarikmoosiga, mis on nagu värske toormoos, see on nagu värskelt tehtud, see on nagu, ei ole liigset suhkrut ega midagi, nii värskendab. ja kõrvale ma panin ka selle kakaopannnkoogi mee. Sest tegelikult Cookeris on ka tegelikult šokolaadikreem. Ma mõtlesin, ma teen seekord, ühildan 2 head asja veel niimoodi siin sünnipäeval ka, et kõigile väga meeldis. Kindlasti ma tellin Cookerist veel. Lõbus. Ja nende ettevalmistus. Muide, käsitöö limonaadid on neil ka väga head. Tõsiselt head. Soovitan. Ja see, kuidas nad ette valmistavad seal, mina käisin Kadrioru Cookeris, kuidas nad ette valmistavad, seda on näha, et hingega või südamega teevad, et see on nagu tore. See on nagu armas. Aitäh sulle, kui sa siit midagi korda läks, pane like, tule järgi mu lehte või saada tasakaalupanus, kui sa tundsid ennast ära ja sa tunned, hingekutse on sul niimoodi. Aitäh eilsetele tasakaalupanuse tegijatele ja tulge broneerige minu juurde ka kaugseanss või seanss koha peal. Lisaks on kaardi lugemine 90 € asemel 60 € detsembrikuus. Aitäh sulle, kohtumiseni!